No 48. Alutaguse maratoni ettevalmistused on täistuuridel käimas, et ma arvan, et kõik asjad on ilusti graafikus ja praegu ei ole küll põhjust millegipärast muretseda, et asjad, mis on vaja pikalt ette tellida, nagu medalid ja veel siin mõningaid teenused, need on kõik ilusti kohal ja saabunud, et meie oleme Alutaguse maratoni kogu korraldusmeeskonnaga valmis kõik maratonihuvilised vastu võtma laupäeval ja pühapäeval. Kui siin nädalapäevad tagasi oli õhus väga palju küsimärke ja oli küsimus, kas saab ka üldse vabatehnikas Alutaguse maratoni korraldada, siis möödunud nädalavahetusel sai ära tehtud väga suur töö, et tänan kõiki 20 vabatahtlikku, kes oma päevad ja tunnid sinna panustasid, et suure labidatöö tulemusena on kokku saadud 24-kilomeetrine ring. No 24-kilomeetrise ringi baasiks on meie tavapärane poolmaratoni 21-kilomeetrine rada, aga mitmeid lõike on asendatud, kus kasutame siis paralleelset sihti, kuna seal olid lumeolud paremad ja oli lähedalt rohkem lund võtta. Aga mis teeb selle aasta maratoni unikaalseks, siis minule teadaolevalt Eestis ei ole olnud väga palju suusavõistlusi, mis ületaksid 3 järve. Et kindlasti see on midagi teistsugust, mida suusatajad saavad kogeda ja see saab väga põnev olema öömaratoni võtmes, kus järve peal tehakse natukene pikem paun ja on üksteisele vastusõitmist tulede valgusel, et kindlasti kutsume inimesi suusatama ja seda pikka ringi nautima. Sellel aastal on programm üsnagi sarnane, mida me eelmine aasta väga edukalt tegime, et võistlusnädalavahetus või spordinädalavahetus algab laupäeval kell 3 startiva teise naiste maratoniga ja õhtul kell 6 stardib juba 7. Alutaguse öömaraton. Ja laupäeval siis maratoni Estolopeti põhistardid, et kell 11 on põhidistantsi start ja 11.15 poolmaraton. Ja samal ajal, kui toimuvad põhidistantsi, poolmaraton ja maraton, on keskuses toimumas tasuta lastesõidud. No seda vist kartma ei pea, et korduks see, mis eelmine nädalavahetus, kui rajatöid tegime, et oli -25 kraadi. Et praegused ilmaprognoosid ei luba meile grammigi lumelisa, aga nädalavahetuse mõlemad päevad peaksid olema tuuletud ja miinuskraadid 10-11 kraadi ümber ja öömaratonil tõenäoliselt siis õhtul võib temperatuur seal langeda 14-15 külmakraadini. Et kindlasti suusatamiseks ja suuskade määrimiseks väga mõnusad olud. Eks see suusavalik on iga osajale enda sisetunde küsimus, et kindlasti on rajal kehvemaid kohtasid, kus võib mõnda liivast või mõnda üksikut kivi tabada. Aga ma isiklikult arvan, et kui suusatada silmad lahti ja vaadata, kus sa suusatad, siis peaks olema võimalik täiesti hea suusaga maratonirada läbida, et kui me esmaspäeva õhtuks olid kõik rajad rajamasinaga uuesti siledaks tõmmatud, et peale seda toimub lisalumevedu ja labidatöö nendesse kohtadesse, kus maapind jälle natukene paistma hakkas. Alutaguse maratonirada on kogu ulatuses ilusas Männimetsas kulgev suusarada, et seekord on lagedad ka tänu sellele, et me järvesid ületame, aga seal on isegi kehva ilmaga alati meeldiv suusatada, sest mets kaitseb tugeva tuule ja tormi eest. Raja raskus astmest rääkides, siis kindlasti on ühe lihtsama profiiliga suusarajaga Eestis. Maksimaalne kõrguste vahe suusarajal saab olla kuni 18 meetrit, need on üksikud tõusud ja üldiselt on maratonirada väga looklevalt üles-alla mõnus klassikasammu maratonirada. No naiste maraton on korraldatud eesmärgiga kutsuda naisi suusatama, kus nad saavad mitte suurt võistlusmomenti omamata omavahel mõnusalt aega veeta suuskadel ja kuna suusatamine tänapäeval on tehnikasport, siis meie korraldajatena tuleme neile appi ja me palume aegsasti kohale tulla tund-poolteist varem, et korraldajad on valmis ja aitama kõikidel osalevatel naistel suusad enne rajale minekut ära määrida. Ja see määrimine toimub korraldajate kulul.
Alutaguse maratoni kõige suurem raskus sellel aastal, rada ja lumi, on suure tööga ületatud. Nüüd on aeg kõigil kirja panna, kuni stardihetkeni saab ennast registreerida ja ootame kõiki sellel aastal ka Alutaguse maratoni suusaradasid nautima.